Selles videos selgitan ma, millised on karboksüülhapete keemilised omadused. Samad reaktsioonitüübid on ära toodud sul ka õpikust lehekülg 67 alates, et sealt võib ka juurde vaadata. Aga kõigepealt väike sissejuhatus sellesse, et mille poolest karboksüülhapped erinevad anorgaanilistest hapetest. See on oluline teada sellepärast, et anorgaaniliste hapete keemilisi omadusi sa juba tead, et need võivad reageerida alustega, aluseliste oksiididega, metallidega ja sooladega ja samad omadused kehtivad ka karboksüülhapetele. Põhjus on selles, et kõikides hapetes on tundemärgiks see, et neil on vesinikuioonid, nad annavad neid lahusesse siis suuremal või vähemal määral. Ja see on siis happe tunnusvalemis. Anorgaanilises happes on ta esimesel kohal. Anorgaanilises happes teisel kohal on happe anioon, mis on muutuv osa. Näiteks me oleme õppinud väävelhapet H2SO4. Karboksüülhapetes on olemas happeline vesinik ja neid läheb lahusesse. Aga see happeline vesinik ei ole mitte esimesel poolel valemis, vaid ta on lõpus. Ja esimesel poolel on siis happe anioon ja see on muutuv osa. Ehk siis karboksüülhappe kuju on selline, et aine valem lõpeb COOH-ga ja CH ehk see vesinik ongi siis see happeline vesinik. See põhjustabki siis karboksüülhapete omadused. Vaatame siis nüüd neid reaktsioone, mis olid juba mainitud. Esimene on siis alati toimuv reaktsioon, kus alus reageerib happega. Vaatame näidet, kus alumiiniumhüdroksiid reageerib etaanhappega. Ma olen siin märkinud osa valemist punaseks ja need kaks osa lähevad siis omavahel kokku. Ja see loogika on siis selline, et pluss ja miinus on omavahel uuel viisil kokku pandud ja selleks, et valem oleks õige, siis ma panen ka ristindeksid. Ehk siis see karboksüülhappest pärit happe anioon tuleb sulgudesse panna ja sulgudest välja indeks 3, sest alumiiniumi laeng on +3, aga happe aniooni laeng on -1. Nüüd nendest mustadest osadest tuleb kokku vesi. Kõik reaktsioonivõrrandid tuleb ka tasakaalu panna, ehk siis on näha, et siin on 3 happe aniooni, tuleb panna kordaja happe ette ja kordaja ka vee ette, et vesinik ja hapnik oleks paigas. Järgnevalt siis 2 reaktsioonivõrrandit selle keemilise omaduse peale. Palun lõpeta siis selle näidis reaktsioonivõrrandi põhjal need iseseisvalt. Järgmine reaktsioonitüüp on analoogne, aga ei ole mitte alushüdroksiid, vaid on aluseline oksiid ja happe. Saaduseks on ikka sool ja vesi ja näidisreaktsioon siis samamoodi, et esimesest ainest plusspool ja teisest ainest miinuspool pannakse kokku. Selleks, et pluss ja miinus oleks tasakaalus, tuleb sulud ümber ja indeks 2. Metallide laenguid saad vaadata perioodilisuse tabelist, et näiteks alumiinium asus 3. saarühmas, tema laeng on +3, aga kaltsium asub 2. saarühmas, tema laeng on +2. Ja lisaks oli siis saaduseks vesi. Reaktsioonivõrrandi tasakaalustamiseks on näha, et happe aniooni saadustes on 2, aga lähteainetes 1. Paneme korda ette 2. Ja jälle 2 reaktsioonivõrrandit sulle iseseisvaks lõpetamiseks. Järgmine reaktsioon on metall pluss happe. Endiselt ikka 1 saadustest on sool ja teine on siis vesinik. Siin on ära toodud selline reaktsioon
mis ajalooliselt on sellise tähendusega, et kuna see hape, mis siin sees on, et ta on hape, on näiteks veinide koostises või äädikhape on veinide koostises, siis vanasti hoiti veine pliianumates ja plii teatavasti on muidugi mürgine metall ja põhjustab häireid inimese organismis, aga nüüd see sool, mis tekib, on kergelt magusa maitsega ja see andis siis niisugust meeldivat maitset tegelikult veinile, aga samas põhjustas ka tervisehäireid inimestele, sest oli pliiga ühend. Aga siit edasi nüüd jällegi negatiivne ja positiivne joon saavad kokku minna, tekib pliietanaat, plii oksüdatsiooniaste on +2, happeanniolin -1, risti sulgudesse happeanniol, et indeks 2 alla, teine saadus on vesinik ja tasakaalustamiseks kordaja 2 ette. Ja jälle 2 võrrandit iseseisvaks lõpetamiseks. Siinkohal võib öelda, et tsingi oksüdatsiooniaste on 2, et ta on B-rühma metall, võib-olla sa seda ei teadnud. Viimane reaktsioon on siis soola ja happe reaktsioon ja näidisreaktsioon võiks ilmestada katlakivi eemaldust. Kuigi väike nüanss seal on, et see happe, mis siin võrrandis on kujutatud, see on sipelghappe ja tavaliselt katlakivi eemaldatakse küll äädikhappega. Aga kaltsiumkarbonaat, mis on siis soola näitena võetud, et see on katlakivi ja katlakivi siis reageerib karboksüülhappega, kas sidrunhappega või äädikhappega, ükskõik milline karboksüülhappe. Ja nüüd jällegi ainet on eristatud punane ja must pool ehk pluss ja miinuspool ja plussid ja miinused uuel viisil kokku. Hoolitseme selle eest, et nad oleks tasakaalus, et kokku tuleks laeng 0, sellepärast sulud ümber ja indeks 2 alla. Ja selle reaktsiooni käigus tekib nüüd happe H2CO3. Siin ei ole seda reaktsiooni edasi näidatud, et see süsihappe on tegelikult nii nõrk, et see laguneb süsinikdioksiidiks ja veeks. Aga kui sa vaatad analoogset reaktsiooni lehekülg 69 õpikust, siis sa näed, et kuidas see hape siis laguneb ka. Paneme ka selle reaktsiooni võrrandi tasakaalu. Kordaja metaanhappe ette 2. Soola ja happe reaktsioon on oluline ka sellepärast, et seda kasutatakse ära küpsetuspulbrite toime juures. Küpsetuspulbri sees on siis sool, naatriumvesinikkarbonaat, mis on söögisooda ja tavaliselt sidrunhappe. Ja nüüd soola ja happe reaktsiooni käigus tekib süsihappe, mis laguneb süsinikdioksiidiks, gaasiks ja see gaas siis ongi kergitava toimega küpsetiste sees. Ja viimaseks siis veel 2 reaktsioonivõrrandit iseseisvalt lõpetamiseks ja palun siis saada need tööd mulle Teamsi keskkonda.